pidu käib juba, aga vaatame, kas ma saan siia sisse pääseda kuidagi. Täna tuleb mega hea trenn ja ma arvan, kergejõustiklased teavad, mis siin koti sees on. Ma sain endal teada kooliastme hinde. 3, 2, 1. Hei, hetkel ei viibi ma kodus, vaid hoopis Hispaanias. Seda näete juba järgmises vlogis, aga tänane vlog on rohkem jõulusem, pidusem, nii et haare endale üks kakao ja midagi head kõrvale näksil, sest tulemas on väga äge vlog. Ja kui sa ei tea, kes ma olen, siis ma olen Miia ja minu eesmärk on saada augustikuus enda vanuste maailmameistrivõistlustele USA-sse. Aga nüüd, lähme videosse. Kell on 16:10, ehk siis aeg on hakata natuke sättima ennast. Me lähme umbes 17:30 kodust ära. Ja täna on tegelikult 2 pidu minul. Esimene toimub siis Vaidas, mis on Raevalla aastapäeva tähistamine, kus siis ma olen sporditegija laureaat. Teine on kergejõustikugala õhtu, mis toimub siis Rahvusraamatukogus. Mis riidad sa panen? Ma ei tea, mis riidad sa panen, sest minul on siin valik. Ma tahan pärast, et sa aitab mul ka valida. Ma ei oska ka valida. Mul on võimalus panna see Miia-Leela kleit selga. Teine võimalus on see, et ma ostsin just endale Jaagast kimono. Ja selline valge seelik. Nii, esimene outfit. Näita neid järgmisi. Okei, nii ma vahetin seeliku ära. Panin tumedama. Idee 2. Mul ei meeldi, et see on nagu tavaline. Ja see on minu kõige klassikum look, millega ma just olen käinud suht paljudel üritustel. See on tavaline, vaata. Tavaline. Okei, selge. See jääb siis. Kell 6 hakkab siin Raevalla üritus ja kell 6 hakkab ka tegelikult Rahvusraamatukogus kergejõustikugala õhtu. Nii et we are on a tight schedule. Ma olen omadega jõudnud nüüd Rahvusraamat kokku. Pidu käib juba, aga vaatame, kas ma saan siia sisse pääseda kuidagi. Olümpiamängud on loomulikult kõige kroon. See tunnustus ei ole ainult minu töö, see on kogu minu tiimi, treenerite, lähedaste ja toetajate ühine saavutus. Ma olen nüüd tagasi. Kontsakinge ma lõpuks jalga endale pannud. Kuid see-eest kiideti mu kleiti jällegi. Erin ütles, et see on tema lemmikkleit. Kell on palju. Võtame kostüümid asjad ära ja mingi maha ja lähme sportlasele kohaselt magama. Kell on 11 ja Saara otsustas, et hakkab piparkokka tegema. Mulle sobib. Ma saan hommikuks siis piparkokka süüa. Ma ei tea, me tegime eelmine kord piparkokil, vaid me viitsime neid vorme välja otsida ja siis me lihtsalt tegime pikad suksed liistud. Ja täna on need samased liistud meil siin. Long time no see. Täna on kolmapäev. Tegelikult olen täna juba terve päeva tegutsenud. Hetkeseisuga koolist näiteks võib natuke rääkida. Mul on läbi näiteks inglise keel. Ma sain endal teada kooliastme hinde, milleks on 5. Yes! Lisaks pean ma saatma ka Cambridge'i tõendikooli, et asendada see enda siis riigieksamiga. Täna, nüüd umbes mingi 30 minuti pärast, on mul vaja minna Tallinna spordihalli, kus mul hakkab siis kerelihaste treening. Ma ei usu, et sealt mingi klippe tuleb sellest trennist, aga nii palju ma võin öelda, et te võite visualiseerida mind tegemas vahepeal kukerpalle ja käpuli kõndimist. Aga see on väga äge, ta võtab pingeid maha tegelikult, aga samas arendab ka väga-väga palju. Ma olen käinud nüüd umbes Q2 ja kui ma käisin tegemas kehakompositsiooni analüüsi, siis tegelikult oli näha, et minu siis skeletlihastele ja torsole oli tegelikult ka lihasmassi kasv tekkinud ja arvatavasti on see sellepärast, et me oleme hakanud aktiivselt tegelema selle piirkonnaga ja suunama rohkem harjutusi ka selle tegemise jaoks. Kuna täna on esimene advent, siis me teeme piparkokke. Ma tegelikult lugesin üleval. Lugesin siis Isa hinge raamatut, jõudsin 54. leheküljeni juba. Väga äge raamat on. Minu jaoks isiklikult, mis seob selle raamatuga, on võib-olla see, et minu oma ema elas suht Ott Kiivikase kõrval majas ja ta teadis Otti ja mu ema on rääkinud mulle niigi natukene lugusid Otist, ehk siis väga naljakas ja tore on lugeda seda raamatut.
ja kuna ma tean täpsemalt, kus need asjad toimusid, siis see kuidagi piltlikult kokku panna on ka nagu väga äge, kui ma loen, ta räägib Viljandist, Paalast, Männimäest, siis noh, mul viskab kohe nagu pildi silme ette nendest kõikidest kohtadest. Aga nüüd ongi aeg panna lugemisasjad kokku ja minna hakata tegema piparkooki esimese advendi puhul. Piparkoogi tegemise kõige parem osa on piparkoogi söömine. Väikese disainiga. Issa, kui must see ahi on. Ilusad on, mulle nii meeldivad. Avasin enda Kinderi advendikalendri esimese kastikese ja sain sellise väikse muna. Täna on suht kerge päev, sest esimene tund peaks olema hispaania keel, siis on mul vaba tund, siis on söögivahetund ja siis lähevad tunnid edasi. Ma teen niimoodi, ma käin hispaania keeles ära ja siis ma tulen koju, olen 2 tundi kodus põhimõtteliselt, 2-3 tundi kodus ja siis lähen tagasi kooli, olen viimased tunnid ära ja siis tegelikult hakkabki juba aeg, kus on vaja minna trenni. Kuna täna on kella 4 mul kool, siis ma võtsin endale apelsiini, erinevaid viinamarju ja natuke pähkleid gaasil all. Täna tuleb mega hea trenn, sest et Maris kirjutas mulle. Ta ütles mulle, et ma võin ühe kotikese kaasa võtta ja ma olen kergejõuslik, et teavad, mis siin koti sees on. Naalikud! Saan lõpuks ometi panna naalikud jalga. See on minu meelest kõige kädam osa preparation seasonist, et sa lihtsalt mingi osa sellest sai kanna naalikuid ja siis, kui sa saad selle loed ja nüüd pane naalikud jalga, sa oled mingi that's the greatest point of my life. Kuigi mul on kaasas ka igaks juhuks karbonplaadiga Streetfly'd või noh siis Streetfly 2, aga ma väga-väga loodan, et ma saan teha naelikuga, sest ma pole mu naelega teinud ja naelikuga on alati täiesti teistsugune tunne. Meil tuleb Britiga video praegu välja ja ma olen tegelikult sama ühel trennis ja kirjutan ja uploadin kõike. Meil on loogul üleval ametlikult, selle puhuks. Võtsin bändi kommi endale. Nii et aitäh teile, kes te kõik vaatasite seda laivis või kes vaatavad seda järgi nüüd. Tõesti väga-väga äge. Ma tegelikult panen tavaliselt novembris juba kuusel asja, aga kuna mul oli siin erandkorras klaver minu toas, siis ma ei saanud kuusk üles panna ja nüüd ma viisin ära klaveri, nii ma mõtlesin, et paneme jõulukuusel asja. 3, 2, 1. Merry Christmas! Mind ennast ei huvita, et jõuludel kingitusi ja asju saab. Mul ongi pigem see, et ma saan olla perega veeta aega ja panna kuusepuu püsti. Olla väike nüüd päkapikuke. Tere hommikust! Outfit of the day. Jagast skooritud kimono. Hästi ilus must ja tavalised teksapüksid. Ja naigisokid. See naigisokid on väga-väga vajalik. Täna ma pean minema teiseks ülikskooli, ehk siis kella 10 alles. That's the great one. Sain kella 8 magada. Hoiame magand igaks juhuks, muidu läheb rutiin liiga sassi. Kus on meil number 2? Kui ma jälle selle muna saan? Okei, šokolaadi viskan kotti ilusti. Ma pidin tegelikult endal kalendri panema paika, sest ma pean mingi päev minema ka Tartusse. Ma käin vahepeal siis ka Tartusse treenimas Tiim Mägide juures ja lisaks käin ka siis Ott-Erik Kalmse juures, enda jõusaali treeneri juures erinevaid teste tegemas ja korra jõusaali kava läbi tegemas. Ehk millega peaks sinna jõudma. Peame nüüd vaatamagi, millal mul suge veits vabam päev on. Ja me oleme tagasi minu teises kodus. Täna on kavas Nordic Curl ja ma olen kõige halvim tegija, ma ei oska siiamaani neid teha või ma ei jaksa neid teha ja mul on reaalselt 5 kilo veel juures. Ma ei tea, kas meil on. Let's see.
Surprise, surprise! 4 setti on Nordicut. Ma ei tea, kuidas ma 4 ära teen, ma lihtsalt ei jaksa. Ma ei tea, kas ma ei jõua või ma ei oska või ma ei tea, mis mul on üles. 4 on riitselt palju. Tagarees mingi imelik tunne ja siuke nagu mitte valus, aga lihtsalt väga imelik ja siis jätan pooleli praegu. Ma ei tea, milline neid seereid igaks juhuks. Nii et esimesed võistlused tegelikult talvehooajal juba algavad. Mina ise arvatavasti veel niipea ei stardi. Arvatavasti esimene start, kui tuleb, siis on jaanuaris. On mõnus, jah? Iga võimalik sekund, mis ta saab. Ta on päikese käes ja praegu ta väga naudib seda. Ma olen tulnud lumeoravate järgi. Esimene plokk on vaarika lumeorav, teisena on täiesti tavaline lumeorav ja viimasena on meil siis õuna oma Great Success. Ma olen tänaga jõudnud nüüd Jüri spordihoone jõusaali juurde ja mul on alati väga suur nostalgia siin käia, sest siit kunagi mina alustasin oma treeningutega. See rada siin, see isegi ei ole kummist, see on puhta betooni peal tehtud ja siin jooksin mina esimest korda enda pakkudega, kelkudega, kõigega millega võimalik, nii et siit see kõik algas selle raja pealt. Vahe on selline. See on teist kord elus, kui ma kasutan leegklassi. Hetkel on peal 80 kilo. So, vaatame, kuidas tuleb välja. Väga lootsin, et Leili-sauna saab ka ja ma olin mingi, et iga kord, kui ma käin, siis Leili-saun töötab, aga ma arvestan, et ma tulen alati õhtul mingi 5-6 aeg ja täna minu natuseks Leili-saunid töötanud. Tänane eesmärk on saada jõulupuu koju. Ma magaks praegu. Veits väike, jah? Ei. Oi, see on paha. Ta pani kõrvale raudselt juba eile. Nii me oleme nüüd missioonil minna vaatama kõige paremat kuuske, mis enne Eessi leidsid. Paremale? See vä? See on nii esteetiline! Lõike loa. Seda ei pea kinni panema. Seda ei pea seda tsikkoodi. Ja nüüd veel on.